Lahti kohtumise suureks saavutuseks peetakse seda, et esmakordselt suutis Euroopa Liit Venemaaga energiateemadel kõnelda nii-öelda ühel häälel. Tundub aga, et Venemaale see suurt mõju ei avaldanud. Putin oli endiselt tõrges rääkima energiaharta sõlmimisest, mis tagaks Euroopa stabiilse varustamise ja lubaks Euroopa kompaniid kaasa lööma Vene gaasi tootmises. Lahtis üritati tõsta ka Vene-Gruusia konflikti teemat, kuid Putin üritas siin peale suruda oma kummalist nägemust sellest konfliktist. Проблема не в отношениях между Грузией и Россией. Проблема в отношениях между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией. Ситуация развивается в направлении возможного кровопролития. Грузия стремится, грузинское руководство сегодняшнее, стремится к восстановлению своей территориальной целостности военным путем. Putini jutu kohaselt on just Venemaa see, kes üritab verevalamist ära hoida ja hoopis Gruusia see, kes Moskvaga tüli norib. Peaminister Andrus Ansip, kes ühisel õhtusöögil Gruusia teema tõstatas, leiab, et hoolimata teineteise mittemõistmisest tasub Venemaaga dialoogi pidada. Nagu ütles Angela Merkel, hulga kasulikum on rääkida üksteisega, kui rääkida lihtsalt teisest. Ja sellised kontaktid, need aitavad üksteist paremini mõista ja kindlasti on Euroopa Liidu ja Venemaa eelseisev tippkohtumine tänu sellele kohtumisele märksa viljakam. Lahti kohtumiselt tuli aga ka üks hoiatav signaal. Prantsusmaa president Jacques Chirac ja Euroopa Komisjoni president Manuel Barroso ütlesid otse välja, et muud küsimused ei tohiks energiaalast koostööd Venemaaga varjutada. Ehk oli see ka põhjus, miks näiteks Anna Politkovskaja mõrv kohtumisel nii vähe tähelepanu pälvis. Lahti kohtumisel räägiti palju strateegilisest partnerlusest. Pärastine õhtusöök ja pressikonverentsid aga näitasid, et partnerlus võib küll tulla, kuid teineteise mõistmisest jäävad Venemaa ja Euroopa Liit veel kauaks väga kaugele.